Tervist, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesolev on minu pikem kommentaar. Kodanike jälitamine, pealtkuulamine ja politseiriigi loomine, need on teemad, mis on viimasel ajal jõudnud teravalt ühiskonna fokaalpunkti. Kujutate ette, et kui veel mõni aasta tagasi oleks keegi rääkinud sellest, et kapo, prokuratuur või politsei kuulab tema kõnesid pealt, siis oleks ilmselt ta veel liigitatud pigem vandenõu teoreetikute hulka. Loomulikult targemad teadsid, et selline tegevus toimub ja et see on üldine ja et see on seaduse vastane, aga nüüd võime me lugeda näiteks selliseid pealkirju Eesti ühest peamisest väljaandest nagu Postimees, kus vandeadvokaat Paul Keres ütleb täitsa avalikult välja, et pidevalt kuulatakse pealt 10 000 inimesi. Seda ta ütles välja ETV esimeses stuudios. Kuulame. Ma saan sellest aru, et see, kui nendelt võetakse ära võimalusi või piiratakse nende võimalusi jälitada, siis see teeb neile palju muret, sellepärast et praegu mul on tunne, et nad tegutsevad ikkagi täiesti kontrollimatus tsoonis. Sest mida me nüüd viimaste nädalate ja kuude jooksul oleme teada saanud? Me oleme teada saanud seda, et Eestis tõenäoliselt jälitatakse, ma mõtlen siis pealtkuulamisega, jälitatakse tõenäoliselt 10 000 inimesi kogu aeg. Sellepärast, et jälitatakse ju mitte ainult kahtlustatavaid, vaid jälitatakse ka neid inimesi, kes kahtlustatavatega suhtlevad, ehk nendega meilivahetust peavad, nendega telefonikõnesid peavad. Ja nagu me teame, siis neid inimesi ei teavitata. Olgu nad siis kas või advokaadid, nende kaitsjad. Neid inimesi ei teavitata. Ehk kui paljusid inimesi tegelikult pealt kuulatakse sellises kõige klassikalisemas jälitustegevuse vormis, seda me isegi ei tea. No ma tean seda vana legendaarset ütlust selle kohta, et aga mis on ausal inimesel karta? Ma võin öelda, et ma olin seekord jälle taas sarkastiline. Ja tal on karta väga palju, tal on karta menetlust. Sellepärast, et kui inimese suhtes algatatakse kriminaalmenetlus, mis kestab järgmised 4 aastat, mille tulemusena, ma ei tea, kas siis süüdistust loobutakse või mõistetakse õigeks, see on ikkagi väga vastik asi inimesele. Mõned inimesed kaotavad tervise, mõned inimesed kaotavad elu. Mõlemat on juhtunud. Ma olen ise oma silmaga näinud. Aga see pealtkuulamine on üks asi. Teine asi on nende sideandmete kogumine. Me oleme, Eesti Vabariik teab juba praegu 5. aastat, et sideandmete kogumine, see tähendab siis, kes kellega suhtleb, kes kellele sõnumeid saadab, helistab, kus kohas ta paikneb, kellega koos ta paikneb. Et nende andmete lausaline kogumine on ju juba 5 aastat me teame, et see on Euroopa Liidu õigusega vastuolus ja Riigikohus on seda siis ka öelnud. Taas kord, aga ka täna. Nii. Paul Keres, vandeadvokaat, tuleb siis põhimõtteliselt Vabariigi tribüünil ERR-is välja sellise väitega, et 10 000 inimesi jälgitakse ja nende telefonikõnesid kuulatakse pealt. Ning siis on üheks peamiseks küsimuseks sideandmete kogumine, milles tegelikult kogu see praegune temaatika on oma tõuke saanud. Nimelt alles hiljuti tuli välja ettevõtja Parvel Pruunsild, Bigbanki üks omanikke, kes esitas hagi Telia vastu, nõudes siis ebaseadusliku sideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning 1 miljoni euro ulatuses mittevaralise kahju hüvitamist. See oli see kaasus, mis pani kogu selle asja tööle. Nii et Eesti ühiskonnas sai siis süvariigi, kaporatuuri, politsei pealtkuulamine väga tõsiseks teemaks. Miks Parvel Pruunsild seda tegi, oli see, et ta oli selgelt kogu selle oma fiktiivse või õngitseva protsessi, ERMi protsessi, mille kaudu siis mitte tema, vaid loomulikult Kaitsepolitseiamet ja prokuratuur üritasid saada enda valdusesse tema kirjavahetust, tema andmeid ja tema arvutit.
ja said ka seda, selle raames kuulati teda pealt ning tema sideoperaator Telia edastas Kaitsepolitsei ametile väidetavalt siis piiramatus koguses neid sideandmeid. Mida Pruunsild siin ütleb? Ta ütleb seda, et see summa, mida välja nõutakse, on pigem sümboolne, aga hagi eesmärk on tegelikult panna vastutama sideoperaator. See hagi kujutab endast seda, et on selgunud, et Telia vaatamata sellele, et see kurikuulus paragrahv 111, mis võimaldab ja käsib sidefirmadel inimeste kohta andmeid koguda ning säilitada, on juba 5 aastat tagasi nii Eesti Riigikohtu kui ka Euroopa kohtu poolt kuulutatud ebaseaduslikuks. Nüüd sellesama kohtuasja käigus nendib Pruunsild, kui tahtsime täpselt aru saada, mis andmeid, mis vahemikus, kuidas täpselt ja kellele on minu kohta edastatud, jõudis meieni informatsioon nii Andmekaitse Inspektsioonilt kui ka Telialt, et Telia ei saagi nendele küsimustele vastata. Telia on Kaitsepolitseiga sõlminud lepingu, mille kohaselt on Telia andnud sisuliselt kõik volitused kapole ja kapo surfab nende andmebaasides, toimetab ja teeb seal omi asju ning Telia ei tea ise ka seda, mida, millal ja kuidas nad on väljastanud. Neil puudub selle üle kontroll, ütleb Pruunsild. No see on tegelikult vägagi jõuline asi, mille Pruunsild koos siis oma vandeadvokaadi Paul Keresega on Telia vastu, aga tegelikult eelkõige loomulikult Eesti süvariigi, prokuratuuri ja kapo vastu algatanud. Me loeme siin viimastest uudistest näiteks veel seda, et Kaitsepolitseil on tegelikult olemas otse ligipääs mitte ainult Telia sideandmetele, vaid ka Elisa ja Tele2 sideandmetele. Telia on sunnitud Bigbanki suuromaniku Parven Pruunsillaga kohut käima, sest edastab õiguskaitseorganitel andmeid inimeste telefonikõnede kohta. Kuid Tele2 ja Elisa tunnistavad, et sellistel asutustel on otse ligipääs ka nende sideandmetele. Ehk siis põhimõtteliselt kõik Eestis toimivad teleoperaatorid ja firmad, kes vahendavad sideteenuseid, on mingites lepingulistes suhetes Kaitsepolitseiga, nii et nad peavad edastama Kaitsepolitseile neid sideandmed. No mis need sideandmed siis on? Need on need andmed, millega positsioneeritakse telefon, kus ta asub, kui kõne on tehtud, millal kõne on tehtud, kui palju kõne on kestnud, kellele on helistatud. Need on need elementaarsed sideandmed. Ja teine asi on siis loomulikult see, kuidas kuulatakse pealt juba kõne sisu. Need on 2 erinevat kategooriat, otsene pealekuulamine ja siis sideandmete problemaatika. Sideandmetega on see asi, et nii nagu siin Keres mainib, on asi selles, et tegelikult on nii Euroopa kohus, Euroopa kõrgem kohtuinstants, kui ka Riigikohus tunnistanud sideandmete sellise kogumise ja selle Kaitsepolitseile edastamise õigusvastaseks. Elektroonilise side seadus ütleb, nii nagu Pruunsild mainib, selles kurikuulsas paragrahvis 111 andmete säilitamise kohustuse kohta, et sidevõtja on kohustatud säilitama andmeid, et oleks võimalik teha järgmisi toiminguid. Sideallika seiramine ja tuvastamine, side sihtpunkti tuvastamine, side kuupäeva, kellaaja ja kestuse kindlaks määramine, sideteenuse liigi kindlaks määramine, sideteenuste kasutaja terminaalseadme või oletatava terminaalseadme kindlaks määramine ning terminaalseadme asukoha kindlaks määramine. Need on siis need asjad, mida peab sideteenuse osutaja salvestama. Praegu siis räägitakse sellest, et sideteenuse osutaja peab seda tegema aasta jooksul. Ning Pruunsild väidab, et kapol on sideteenuste osutajatega leping, mille raames ta võib siis põhimõtteliselt piiramatult surfata nende andmebaasides, vaadata, kuhu näiteks mina, sina, hea kuulaja, või mõni muu inimene Eesti Vabariigis on helistanud, kellele, kui pikalt on rääkinud, rääkimata sellest,
et me tegelikult ei tea, kui palju ja kui ulatuslikult meid üleüldse otseselt kontrollitakse ja meie kõnesid salvestatakse ning meie kõnesid näiteks monitoreeritakse või meie meilivahetust loetakse. Need on asjad, millest Keres ütles, et sellest ei ole täit kindlust ja kaporatuur siin surfib sellisel hallil alal. Aga esimese asjana tuleb mainida seda, et need asjad, mida siin Keres ka mainis, on tegelikult Euroopa Kohtu ja Riigikohtu hinnangul seadusega vastuolus. Need ei vasta Euroopa Liidu nõuetele ja need on ka Eesti põhiseadusega vastuolus. Seda on siis tehtud aastaid. Ja niimoodi on siis kaporatuur surfinud nendes sideandmetes aastaid. No see on nüüd problemaatika, mis asetab meie ette tegelikult kogu riigi toimimise loogika ja eesmärgi. Mida nüüd Eesti riik ja selle õiguskaitseorganid tegelikult teevad, mis riik see Eesti riik siis selline üldse on, kui ta põhimõtteliselt laialdaselt nuhib oma kodanike järgi. See on nüüd teema, mis on tõstatunud niivõrd teravalt, et isegi hiljuti tuli välja selline luigemeedia väljaanne nagu Eesti Ekspress. Tõsi, oma võib-olla ühe kõige teravama pliiatsi Madis Hindre sulest tulnud artikliga Ohtlik usalduskriis, poliitikud usuvad, et neid kuulatakse pealt ja kõigi kohta on toimik. Võtame korruptsiooni uurimise kaitsepolitseilt ära ja kehtestame rangeva tsiviilkontrolli. Poliitikud ei usalda enam jõumeetmeid ja mõtlevad, mida nüüd ette võtta, ütleb siis Madis Hindre selles artiklis ning portreteerib siin erinevaid poliitikuid põhimõtteliselt kogu poliitilise sfääri raames, kes Riigikogus on esindatud, kes räägivad sellest, et jõuametite nuhkimine ja pealtkuulamine, toimikute tegemine ja kodanike järelevalve sellisel viisil on ületanud igasugused piirid. Ja hiljuti me ju mäletame seda, mis juhtus Kalle Laanetiga, kes oli justiitsminister, kes sai siis endale kaela korruptsiooni kahtluse ja esimeses astmes, kui ma ei eksi, on ta ka juba süüdi mõistetud selles küsimuses. Kui ta tahtis hakata prokuratuuri vastutusele kutsuma justiitsministrina, siis seesama asutus põhimõtteliselt tuli ja keeras Kalle Laanetile kaela kriminaalkaasuse, mille raames ta mõisteti ka süüdi, korruptsioonikaasuse. Ja see on nüüd üks asi, mida rääkida Kalle Laanetist, eks ju, sest Kalle Laanetist peavoolupoliitikumat või peavoolulikumat poliitikut on raske välja mõelda. Mees on põhimõtteliselt Eesti sellise riigi ja süvariigi enda mutter olnud pikka aega. Ta on Eesti siseminister olnud, Riigikogu liige loomulikult, siis Eesti kaitseminister, justiitsminister olnud pikka aega, tal on loomulikult politsei ja miilitsa taust ning kuidas siis öelda, mees on tõepoolest nii-öelda selline Eesti peavoolu peavool. Aga kui tuldi kaitsepolitsei ja prokuratuuri või eelkõige siis antud juhul prokuratuuri juurde küsima aru ja tegema seal mingisuguseid muudatusi, siis seesama asutus, mille juurde tuldi, tegi põhimõtteliselt 1-0 ära, näitas, kes on pumba juures ja kes ei ole. Ja kogu see artikkel räägib siis nagu läbivalt sellest, et erinevad Eesti poliitika figuurid, siin on isegi E200 liige Ando Kiviberg,
ütleb, et mul ei ole Laaneti asja kohta fakte, aga see ei näe hea välja, ütleb Kiviberg. Ja isegi selline figuur nagu haridusminister Kristina Kallas ütleb, et ilmselt on teda järele kuulatud ja tema järgi nuhitud ning tema kohta on ka ilmselt toimik olemas. Et põhimõtteliselt kõik, ka Eesti valitsuspoliitikud tunnistavad, et Eesti selline süvariiklik aparatuur kapo ja prokuratuuri näol põhimõtteliselt nuhib nende järgi, kuulab pealt nende kõnesid ja teostab nende kohta põhimõtteliselt sellist järelevalvet. Ehk siis inimesed, kes tegelikult on loonud selle monstrumi, on ise nüüd selle monstrumiga hädas. See on see olukord, mida me võime praegu selle kohta ütelda. Siis saab siin sõna ka riigi peaprokurör Astrid Asi, kes tunnistab tõepoolest, et jah, et poliitikute nagu murel võib olla teatavat alust, kuid räägib ka sellest, et tegelikult seda kriitikat ei tasu ka nüüd väga tõsiselt võtta. See kriitika on kuidagi hästi emotsionaalne. Kõik need argumendid mulle tundub on pigem emotsionaalsed ja väga keeruline on neile kuidagi faktidega vastu argumenteerida, ütleb siis peaprokurör Asi, kes siin pildil niimoodi mõnusalt naeratab. Ma ei mäleta, millal viimati oleks olnud üks artikkel, kus põhimõtteliselt kõik parlamendi erakondade liikmed oleksid olnud ühes küsimuses niivõrd ühte meelt. Madis Hindre artikkel seda tõepoolest välja toob, et mures on põhimõtteliselt kõik kogu Eesti poliitilisest spektrist, need, kes on esitanud Riigikogus. Ja see on nüüd küll väga huvitav olukord. No olukorda kommenteerib ka riigiprokurör Taavi Pern, kes tuleb välja ERR-is antud intervjuuga. Ja tema ütleb, et sideandmeid on vaja koguda ja säilitada ka julgeoleku pärast. Sideandmeid ei kasutata mitte ainult mõnesajas kriminaalmenetluses, vaid julgeoleku tagamiseks üldisemalt ning seetõttu peab olema regulatsioon, mis aitab sideandmeid koguda ja säilitada kauem kui ainult 1-2 nädalat või paar kuud, ütleb siis juhtiv riigiprokurör Taavi Pern Terevisioonis, mis ühtlasi on ka televisioon loomulikult. Aga siin nüüd tuuakse välja tagataskust üks kõige sellisem klassikalisem argument üldse. Me räägime julgeolekust. Kui te nüüd inimesed ei ole aru saanud, et miks meil on vaja politseiriiki teha, siis see on nüüd üks peamine põhjus, mille Taavi Pern välja toob. Meie julgeolek on ohus, et Eesti on selline riik, kus on vaja sideandmeid koguda ja inimeste järgi nuhkida politseiriigi raames, sellepärast, et see on meie kõigi julgeolekule vajalik. Ehk siis loomulikult siit tulevad edasi ramifikatsioonid igale poole mujale, siin juba on Kremli kaart ja igal pool vaikselt, kuna välja on tulnud niivõrd prominentsed isikud ühiskonnas nagu Pruunsild või nagu vandeadvokaat Keres ja kõik poliitikud ka väljendavad oma muret selles küsimuses, siis nagu sellist tõsist Kremli kaarti või nagu kõikide nende inimeste sildistamist Kremli agentideks, kes tahavad Eesti eriteenistusi ja korrakaitseorganeid rajalt maha võtta. Võib-olla see on natukene esialgu liiga palju, aga ega julgeoleku argument on ikkagi selline, millega meil on põhimõtteliselt tõstetud kõiki makse, millega meil on aetud riik majanduslikku pidevasse majanduslangusesse, millega meil on tõstetud ja tehtud automaksud ja muud maksud, loodud uusi makse. Ja nüüd siis Taavi Pern loomulikult selle vana hobuse seljas ratsutab ka selles küsimuses. Julgeolek ja veel kord julgeolek. Meie seas on tumedad jõud, keda riik peab takistama.
takistama ründamast meie julgeolekut. Niimoodi siis enam-vähem Taavi Pern selle asja sedastab siin. Aga siia võiks minna sisse ja hakata rääkima sellest nii-öelda 111 sideandmete seaduses ja tulla nii-öelda sellise, kuidas öelda, juriidilise mikromanageerimise tasemele. Aga tegelikult tasub kohe alguses võtta see positsioon, et meil on esiteks probleem. Meil on probleem selles, et Eesti riigi süvariigilikud asutused nuhivad kodanike järge, et 10 000 inimesi kuulatakse pealt ja meie kõikide sideandmetes võib kaporatuur ilma igasuguse kontrollita surfida ja neid vaadata ja neid tuvastada. Ehk siis meil on politseiriigi probleem. Meil on jälgimisühiskonna probleem. Kui sinna panna veel probleem sellega, mis meil eelnevalt oli, ehk siis teedele asetatud kaamerad, mida tehti jällegi ilma igasuguse seadusliku mandaadita, ehk siis tehti seadusvastaselt. Siis me näeme seda, et politsei ja süvariik, kaporatuur on põhimõtteliselt väljunud Eestis tsiviilkontrolli alt. Ja me teame kõik ka seda, et kuidas näiteks kapol üle ei ole mingisugust tsiviilkontrolli, need kapo komisjoni istungid ning ka need aruanded, mida kapo peab tegema Riigikogule, need on lihtsalt formaalsus. Need on tühi värk, seal aetakse mingisugust mula ja tegelikult puudub nii parlamentaarne, poliitiline kui ka tsiviilkontroll üleüldse nende asutuste üle. Need asutused on läinud vohama omasoodu ja nad tegutsevad omasoodu siin põhimõtteliselt hallil alal, nii nagu Keres ütleb, aga mitte ainult, nad tegutsevad otseselt seadusele vastu, sest sellist seaduslikku mandaati pole neile antud. Ja see turvakaamerate küsimus on hea näide sellest, et aastaid vaadati, jälgiti teedel olevat liiklust, salvestati inimeste liiklemist, salvestati numbreid, salvestati, kuhu läheb see auto, millise seltskonnaga, millise tihedusega ta seda teed läbib. Ja siis, kui tekkis aeg, et kuulge, aga mis siin toimub, tekkis skandaal, siis politseiameti peadirektor Belitšev tuli ja ütles, et aga meil on põhimõtteliselt vaja see nüüd seadustada. Ja see seadustatigi. Mitte ei toimunud seda, mis oleks õigusriigis pidanud toimuma. Ehk siis kogu politseiameti juhtkond oleks pidanud tagasi astuma ja vastutuse võtma ebaseadusliku jälitustegevuse loomise, nende tingimuste loomise eest. Siseministeerium ja ilmselt mitmed siseministeeriumi nõunikud oleksid pidanud tagasi astuma selles olukorras, vaid vastupidi, meil võeti see ebaseaduslik olukord Riigikokku ja valitsus koputas selle nii-öelda seaduseks. Ehk siis formaliseeriti see ebaseaduslik olukord seadustega ära. Ja sellist mustrit me tegelikult hakkame nägema ka ilmselt selles olukorras siin. Et just kui nüüd riigi süvastruktuuride ja süvariigi struktuuride sellised esindajad tulevad, et meil on vaja nüüd formaliseerida ja seadustada ära see sama olukord. Anda sellele seaduse pügala autoriteet, et niimoodi võidaks inimesi edasi nende tagant neid luurata. Ei, aga see ei ole see küsimus. See on nüüd sellisele mikromanageerimise tasandile me ei saa minna. Meil on probleem jälgimisühiskonnaga. Ja meil on probleem nende jõuametite vastutamatusega. Niimoodi, et nad võivad algatada kriminaalprotsesse õngitsemaks, nii nagu oli Parvel Pruunsilla küsimuses, temalt andmeid
eraerulisi andmeid ja kuulama pealt teda põhimõtteliselt ja kõiki temaga seonduvaid isikuid. Meil on jälgimisühiskonna ja politseiriigi probleem. Ja see probleem tuleb lahendada ära terviklikult, mitte ainult mingisuguse mikromanegeerimise või peenhäälestuse teel. Ja et just kui me anname sellele mingi seadusliku väljundi. Ei ja veel kord ei. Me peame saama pähe päitsed kaporatuurile, ehk siis kapole ja prokuratuurile, mis toimivad käsikäes õndsas sellises koostöös. Me peame saama sellele olukorrale päitsed pähe. Ja kui nüüd vaadata seda Madis Hinre artiklit siin Eesti Ekspressis, no siis võiks olla ju eeldused, et sellele saadakse päitsed pähe, kui nüüd kõik poliitiliste erakondade, poliitilise spektri liikmed väljendavad nagu justkui muret selles küsimuses. Võiks ju öelda, et nüüd siis hea tahtega inimesed võiks ju teha midagi sellist, et panna sellele olukorrale päitsed pähe ja takistada politseiriigi sellist vohamist. Kuigi ma kahtlen selles, ma tõsiselt kahtlen selles ja ma kahtlen selles eelkõige nii-öelda riigihaldusfirma nimega Reformierakond osas ja tema puudli E200 osas täpselt samuti. Need on süvariiklikud parteid, mis ei tee seda isegi kui mõni nende liige, nagu näiteks Kalle Laanet, satub selle sama süsteemi hammasrataste vahele. Tema ohverdatakse seal ära ja lastakse rahulikult nii-öelda ülejäänud seltskonnal edasi purjetada. Nii et mingisugust jälitustegevuse piiramist reaalselt ei hakka toimuma. No seda on kommenteerinud muuseas Kapo poolt ka veel Kapo avalike suhete inimene, kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul, kes on öelnud, et kaitsepolitseile andmete kasutamine on oluline, kuid seaduse muutmiste õigusselgust soovivad ka kaitsepolitsei inimesed. Ja siis tuleb tema poolt täpselt samasugune nii-öelda argument nagu Taavi Perni poolt. Elame ohtlikus keskkonnas, Euroopas käib sõda ja viimased aastad on näidanud, et Venemaa eriteenistuste lakkamatu tegevus Eesti suunal on lakkamatu. Täpselt selline lause on. Ehk siis lakkamatu Venemaa, lakkamatu tegevus Eesti suhtes on osutunud lakkamatuks. Sideandmeid on vaja õiguskaitseasutustele ühiskonna kaitseks ning turvalisuse tagamiseks. Ehk siis Venemaa eriteenistuste lakkamatu tegevus on põhjuseks sellele, miks Eesti peab hakkama ehitama põhimõtteliselt sarnast politseiriiki nagu teisel pool Narva jõge. Ja siis võiks küsida tegelikult Kapo pressiesindaja ja teiste vastutavate isikute käest, tema loomulikult vastutav isik ei ole, aga vastutavate isikute käest seal, et mis vahet siis on sellel, kus meie inimesed elame, kas ühel pool Narva jõge või teisel pool Narva jõge, kui jälitustegevus käib põhimõtteliselt sarnaselt nii ühel kui teisel pool jõe piiri, jõe kallast. Mis vahet on, ma eeldan, et Venemaal selline jälitustegevus toimub, võib-olla ei toimugi, ma ei oska öelda, aga vähemalt selline kuvand on just kui Venemaast mainitud. Mina tunnen Venemaad suhteliselt vähe, et ma ei tea, võib-olla seal ei olegi sellist jälitustegevust inimeste vastu, nagu Eesti Vabariik seda teeb meie kodanike osas. Aga tõepoolest see lakkamatu tegevus Eesti suunal, mis on osutunud lakkamatuks, on see põhjus, millega siis põhjendatakse ilusti meie politseiriigi loomist siin. Ja see on nüüd üleskutse kõikidele kodanikele, kõikidele inimestele, kes peavad tegelikult lugu oma enda vabadustest ja oma enda põhiseaduslikest õigustest. Me ei saa lasta sellisel kaporatuuri süvariiklikul struktuuril, mis on
paisunud üle igasuguste kallaste ja vähkkasvajana Eestis kasvama hakanud ja me ei saa sellel struktuuril siin lihtsalt kontrollida seda, mis Eestis toimub. Esiteks tuleb taastada kapo ja prokuratuuri üle poliitiline ja tsiviilkontroll, reaalne poliitiline ja tsiviilkontroll. Ei ole niimoodi, et need asutused on nagu riik riigis, struktuur struktuuris, vaid nende asutuste üle peab olema tsiviilkontroll, see tuleb taastada. Ja tegelikult see tsiviilkontroll, kui me hakkame vaatama seda, mis on kapo enda nii-öelda iseloomus, tuleme mõni aasta tagasi, siis me näeme seda, et sellised süvariiklikud organisatsioonid, kapo ja prokuratuur, on toiminud koos toonase valitsusega loomulikult nii-öelda päikesetõusuvalitsuse ja Kaja Kallase valitsusega kooskõlas põhimõtteliselt mitte ainult Eesti-sisese politseiriigi garanteerijatena, vaid üleilmse politseiriigi kehtestajatena Eesti suhtes, Eesti kodanike suhtes. Ja teatavas mõttes see tsiviilkontrolli loomine nende asutuste üle ei ole pelgalt see, et me justkui Eesti-sisese politseiriigi loomise ürituse lammutame ära, vaid minule tundub, et nii nagu Covidi diktatuuri ajal näha oli Eesti süvariiklik ja poliitiline struktuur ei midagi muud kui üleilmse riikide ülese politseiriigi kehtestamise vahend ja instrument kodanike üle. Et teatavas mõttes, kui me tahame tsiviilkontrolli nende asutuste üle, siis see on vabadusvõitlus Eesti enda olemasolemise nimel ja meie enda kodanike vabaduse nimel. Ja mul on hea meel tegelikult, et Parvel Pruunsild oma enda vahenditega on seda alustanud, eelkõige nüüd siis teleoperaatori osas, aga loomulikult on see suunatud kaporatuuri poole ja nende täieliku meelevaldsuse vastu, sellepärast, et kui me vaatame seda, mida siis on kaporatuuril vastu panna meile, kodanikele, neil on vastu panna põhimõtteliselt piiramatu ressurss meie enda maksurahadest. Piiramatu ressurss õigus, teavet, rahalisi vahendeid, menetlus, jõudu meie vastu, kes me kodanikuna peame hakkama kohut käima, saada kaela see nii-öelda kriminaalmenetlus halvimal juhul oma enda vahenditest. Ja Parvel Pruunsillal on need vahendid olemas, millega ta võib seda nalja teha, aga näiteks minul ja ilmselt väga paljudel minu vaatajatel siin neid vahendeid tõenäoliselt ei ole, et ta võiks selliseid protsesse teha ja läbi viia ning minna vastu põhimõtteliselt sellele mitmepealisele lohele. Et Parvel Pruunsild on selle ristikäigu nüüd lohe vastu algatanud ja mul on väga hea meel, et see on toonud nüüd sellist selgust Eesti avalikku diskussiooni ja tegelikult kui vaatame seda, kuidas ka Postimees on raporteerinud seda, siis isegi Postimehes on viimaste aastate jooksul kõlanud selline termin nagu süvariik, täiesti ilma igasuguse häbita. Ning süvariigi terminist on saanud laialt kasutatav peavoolu mõiste, millega tähistatakse just nimelt selliseid nii-öelda õiguskaitseorganeid ja asutusi nagu kapo ja prokuratuur, kellel on meie vastu põhimõtteliselt meie enda vahenditest antud peaaegu piiramatu võim. Ja nemad tuleb vastutusele kutsuda. Nad kasutavad erinevaid argumente, eelkõige nii-öelda seda Venemaa argumenti ja eelkõige turvalisuse argumenti, aga me peame sellest läbi nägema ja peame vastu võitlema. Kui rääkida nüüd nendest argumentidest, no siis siin oli hiljuti selline
arvamusavaldus Raivo Küüdi poolt. No Raivo Küüt on politsei läbi ja lõhki. Raivo Küüt on olnud Tallinna politseiprefektuuri Haabersti politseijaoskonna juht, siis on pikka aega olnud põhimõtteliselt politseiameti juht, politsei- ja piirivalveameti peadirektor, Siseministeeriumi nõunik, Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler ning praegu on siis Sisekaitseakadeemias õppejõud. Sisekaitseakadeemias õppejõud, aga see tekst, mis siit nüüd välja tuleb oma argumentatsiooniga, on küll selline, et paneb suisa pead kratsima. Kuidas on võimalik, et niivõrd lapsikute väidetega, infantiilsete argumentidega tullakse põhimõtteliselt meile politseiriiki pähe määrima? Raivo Küüt esimesena ütleb seda, et jutt politseiriigist ja kõigi jälitamisest on vale. Saite nüüd aru? Et ühelt poolt meil on siin vandeadvokaat Paul Keres, kes ütleb, et mitmeid kümneid tuhandeid inimesi kuulatakse pealt. Ja Raivo Küüt ütleb, et ei, jutt politseiriigist ja kõigi jälitamisest on lihtsalt vale. Siis läheb ta edasi, öeldes seda, et tegelikult ei ole politseil üldse eesmärki kedagi jälgida. Ja nüüd tuleb tõeline pirn. Tegelik ootus ei tule politseilt, vaid ühiskonnalt endalt. Me igaüks ootame, ütleb Raivo Küüt, et politsei reageeriks asjakohaselt, kiiresti ja tulemuslikult ning seda maailmas, mis on oluliselt muutunud, üha enam digiühiskonnaks. Samas ei ole politseile antud volitused ja vahendid alati sellised, et need ootused oleksid realistlikult täidetavad, ütleb Küüt. Kaamerate, andmete ja tehisintellekti kasutamise eesmärk ei ole inimeste jälgimine. Need on töövahendid, mille abil saab luua turvatunnet, vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele ning osutada kannatanutele kiiret ja asjakohast abi. Sisuliselt need on politseiniku ja päästja silmad, mis aitavad näha rohkem, reageerida kiiremini ja tegutseda täpsemalt, just nagu me tänapäevastes tingimustes ootame. Nii et teie, kulla inimesed, olete saanud täiesti valesti aru sellest, et meil ehitatakse siin süvariiklikku jälgimisühiskonda ja politseiriiki. Vastupidi, see, et meil seda tehakse, on teie huvides, head inimesed. Mida sellise asja peale ütelda? No, sellest artiklist võiks rääkida pikalt ja laialt, aga võib-olla kõige lihtsamalt võib ütelda, et see artikkel kujutab endast sellist asja, nagu inglise keeles nimetatakse nimega gaslighting. Võib-olla siis eesti keeles gaasi valgustamine või suupärasuse ja aja kokkuhoiu huvides gaasitamine. Nimetamegi seda siis sellise nimega. No see on selline psühholoogiline manipulatsioon, kus üks inimene paneb teise inimese kahtlema oma mälus, tajus, mõistuses, põhimõtteliselt kogu oma suhtes reaalsusega, suhtes faktidesse, suhtes kogu oma reaalsustunnetusega. Eesmärk on saada loomulikult kontroll teise inimese üle ja see gaslightingu strateegia või gaasitamise strateegia tuleb ühest eelmise sajandi filmist, psühholoogilisest thrillerist nimega Gaslight, mis siis välja anti juba Hollywoodi kuldsel ajastul 1944. aastal, kui ma ei eksi. Seal siis abikaasa üritab oma naist kuidagi selliste vahenditega mõjutada. Aga gaasitamisel on mitmeid nii-öelda võimalusi. Nagu näiteks vastustamine, sündmuse ja mälestuse eitamine isegi tõendite olemasolul. Seda ei juhtunud mitte kunagi, sa mäletad seda valesti, näiteks tõrjumine ja kõrvalejuhtimine, see on näiteks keeldumine kuulamast või teema suunamine ohvri vaimse tervise kahtluse alla seadmise poole, sa püüad lihtsalt asju segaseks teha, segadusse ajada. Siis on üheks taktikaks näiteks
alatamine või trivialiseerimine. See on lihtsalt nali. Siin pole olnud tegelikult mitte midagi. Ja üheks minu arvates kõige olulisemaks gaslightingu gaasitamise viisiks ja meetodiks, millega manipuleerija üritab manipuleeritavat, nii nagu Raivo Küüt oma lugejat ja ühiskonda manipuleerida ja vahele tõmmata ja tema reaalsustaju muuta, on see, et ütelda, et ei, te olete tegelikult asjadest täiesti valesti aru saanud, kuidas te olete aru saanud, on tegelikult vastupidine sellele, kuidas reaalsus tegelikult on. Kui teie olete mõelnud seda, lugedes Eesti põhiseadust, lugedes kirjandusklassikat, näiteks Orwelli raamatut 1984, et inimeste laus jälgimine, nende kõnede pealt kuulamine, nende sideandmete salvestamine, jälgimine ja nende sobramine, politseiriigi loomine, on selline totalitaristlik mudel, mis on paha, mille eesmärgiks on inimesi orjastada totalitaristliku riigi poolt. Siis tuleb teile Raivo Küüt ja ütleb, et ei, tegelikult ei ole üldse nii. Vastupidi, see on kantud ainult headest taotlustest. Teie turvalisuse osas, teie, ma ei tea, vanurite hoolde osas, et politsei võiks või tulla kohe kohale, kui vanuril midagi viga on. Kõik see, mida teie olete mõelnud, et on halb senini, tuleneb sellest, et te olete võib-olla liiga palju lugenud düstoopia romaane, Orwelli ja Huxley't ja teisi ja Zamjatini meie ja kogu seda düstoopilist romaanivaramut olete liiga palju tarbinud. Võib-olla olete natukene endale tekitanud mingisuguse tendentsiaalse või tendentsliku arusaamise Eesti Vabariigi põhiseadusest ja oma enda õigustest ja kohustustest ja politsei positsioonist siin ühiskonnas. Oluline on see, et ei, tegelik ootus, head inimesed, tuleb ju teilt. Te ise ju tahate seda, et teid jälgitaks. Ja see on kõige klassikalisem gaasitamise taktika. Öelda, et te olete asjast valesti aru saanud, kogu eelnev arusaam sellest, milline näeb välja üleüldse totalitaristlik ühiskond, on tegelikult osutunud valeks. Me nüüd äkitselt tuleme ja räägime teile, kuidas selline turvaline, hea inimlik ühiskond võiks välja näha. Ja seal on väga oluline osa sellel, et politsei kasutuses on need vahendid, mis neil nüüd praegu kasutuses on. Et meid jälgitakse. Ja kui ma olen mõelnud seda, et halb on see, et sise- või välispartei liikme eluruumis on selline suur must ekraan, kus on peal suure venna pilt, mis jälgib ja vaatleb mind kogu aeg. 24/7. Siis Raivo Küüt just annab mõista, et ei, ka see vaata, et peaaegu ei ole mingisugune probleem, sellepärast, et politsei töötab teie huvides. Ehk siis gaasitamine ja veel kord gaasitamine on kogu Raivo Küüdi arvamusavalduse selliseks peamiseks metodoloogiaks, kuidas ta üritab teid ja mind ja kõiki kogu ühiskonda vahele võtta, manipuleerida ja teie enda reaalsustaju ümber töödelda. Politseile on ka üha suuremad ootused muuseas ja Raivo Küüt kasutab läbi kogu artikli sellist demagoogia vahendit. Meie ju tahame seda. Meie ühiskond, meie politsei ja meie kogu ühiskonnana, tervikuna. See on meie ootus. Politsei tegevusvaldkond ei ole ajas kitsenenud, vaid laienenud. Traditsioonilised süüteod ei ole kadunud, nii nende ennetamine ja uurimine nõuab jätkuvat ressurssi. Samal ajal on kaasaegne ühiskond toonud juurde uut liiki kuritegusid, seda eeskätt digitaalses ruumis. Ja nüüd siis jõutakse lõpuks arutelu tuumani. Asi ei ole üksikutes tehnilistes lahenduses,
ega ka lõputult detailses reeglistikus. Liialt täpsed normid vananevad kiirelt, kui maailm nende ümber muutub ning ei taga lõpuks ei turvalisust ega privaatsust. Ajakohasus sünnib hoopis põhimõttepõhisest volitustest, sellistest, mis seavad selged piirid ja loovad tugeva järelevalve, kuid võimaldavad kiirelt kohaneda muutuvate oludega. Mida ma nüüd äsja lugesin? Liialt täpsed normid vananevad kiirelt, kui maailm nende ümber muutub, aga tegelikult siis ajakohasus sünnib hoopis põhimõttepõhistest volitustest. Mida ma nüüd lugesin, kas põhimõtteliselt Raivo Küüt eeldab seda, et meie anname kogu õiguskaitseorganitele ja süvariigile kodanikena mingisuguse blankoveksli, kuhu pole peale kirjutatud mitte midagi ja mille teie võite täita ükskõik millega. Täpselt nii, nagu teie soovite, täpselt sellisel viisil, nagu teie oma jälgimist, kodanike kontrollimist üritate teostada. Et see on siis selline ajakohane ja tugev järelevalve, mis kohaneb muutuvate oludega. Blankoveksel, vaatet. Ja siis ta toob nüüd näite, veel ei ole kõige olulisemani jõutud. Toon hoopis teisest valdkonnast näiteks meie kultuuriruumis tuntud palve. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Selle palve sisu ei sõltu ajast, tehnoloogiast ega ühiskonna korraldusest. See on ajas vastupidav. Sama põhimõte peab kehtima ka turvalisust tagavate volituste kohta. Need peavad kandma tähendust läbi ajastute, mitte muutuma kiiresti eilse päeva juhendiks, millega olukorra muutudes pole mitte midagi peale hakata. Meie isa palve, selle ajatu tähtsus, samastatakse Raivo Küüdi poolt turvalisust tagavate volitustega, mille ühiskond peab politseile andma. Umbes sama ajatud volitused, nagu meie isa palve 2000 aastat on olnud täpselt sama ajatud volitused, peavad siis olema Eesti Vabariigi politsei- ja piirivalveametil või. Mida te väidate, härra Küüt? Kusjuures, mul on seda teksti lugedes selline tunne, et seda teksti ei ole kirjutanud Raivo Küüt, vaid ta on, kui mitte otseselt lasknud selle teha tehisintellektil, siis vähemalt kasutanud siin tehisintellekti abi. Sellepärast, et siin on mitmeid selliseid tehisintellekti banaalseid retoorilisi käike, mida tehisintellekti puhul ikka ja jälle tuleb. See on muuseas omaette asi, et inimesed justkui ei tunne ära enam ei tunne ära tehisintellekti veel vist võib öelda. Et ma näen mitmeid tehisintellekti postitusi Facebookis, kus on ilmselgelt selline tehisintellekti tühjad võrdlused, sellised justkui algselt sügavad sellised vastuolud, aga tegelikult selline natukene ülepaisutatud võrdlus. Ja see näide siin näiteks meie igapäevasest leivast ja meie isa palvest ning selle analoog politseile antavate volitustega on midagi niivõrd lolli, lapselikku ja infantiilselt, et mulle tundub, et selle on pidanud välja sülgama ChatGPT Raivo Küüdile. Siin on mitmeid selliseid lauseid, mida võib selles osas tsiteerida. Turvalisus ei teki sildistamisest, loosungitest, hirmudest ja vastandustest. Mida see lause tähendab? Oskate mulle öelda? Loomulikult ei teki. See saab tekkida siis, kui ühiskonna ootused, politseile antud volitused ja kasutatavad vahendid moodustavad ajas vastupidava, sobiva ja ausa terviku. Selline tüüpiline AI slopp, selline tehisintellekti mula, kelbas on see, mida siin tegelikult aetakse meile. Ja ma ütlen, et ausalt üles
ajalehe toimetused ja meediaväljaannete toimetused peaksid ka natuke oma tekstuaalset sellist võimekust arendama. Et teie olete nagu inimesed, kes tegelevad tekstidega. Et kui te ikkagi vaatate sellist teksti, siis võiks nagu täitsa ausalt öeldes küsida, et kuulge, et härra Küüt, kas te olete ise sellise oma arvamuspuhangus loonud või olete tõepoolest näinud ChatGPTisse sealt vähemalt nagu parimad sellised peatükid välja võtnud ja selle siia paisanud. Et ma tegelikult nõustun mitmete arvajatega, et sellised artiklid tulevad kasuks just nimelt ühiskondlikku sõltumatust ja politseiriigi vastasust nende poolt võitlevatele jõududele. Sellepärast, et need on niivõrd infantiilsed, ebaloogilised ja rumalad, et kui meile tuleb politsei, põhimõtteliselt endine politsei ja piirivalveameti juht sellist juttu rääkima, siis võib tegelikult küsida, et kuulge, kulla inimesed, milline on teie intellektuaalne tase üldse? Te olete olnud politsei ja piirivalveameti juht ning praegune politsei akadeemia ja sisekaitseakadeemia, siis lektor või professor. Kuidas te saate ühiskonnale tulla niivõrd ajuvaba juttu ajama? See, et kogu see protsess, mida praegu on tehtud, on põhimõtteliselt meie huvides, aga mitte ainult meie enda nõudmisel tehtud. See on asi, mis tegelikult iga vastutustundliku kodaniku peaks ajama vihaseks lihtsalt. Siin on mingisugune politseihärra, kes tuleb ja ajab mulle otsest kelbast näkku. Ja sellise asjaga ei saa leppida. Aga palju õnne. Nii palju siis politseiameti intellektuaalsest tasemest. Kui me vaatame seda, kuidas on tehtud mingisuguseid muid nii-öelda lükkeid, näiteks Jaak Valge ja Andres Aule vastu, kui nad selle NSV lipu sinna smuuli külge panid ja milliseid protsesse ja kuidas on põhjendatud, siis tekib küsimus küll, et tegelikult sellised väga teravaid pliiatseid seal politseiametis ilmselt ei ole või vähemalt ei ole neid üritatud kasutada nendes konkreetsetes valdkondades, nagu siin näiteks selle õigustamiseks või Aule ja Jaak Valge osas. Aga no midagi pole teha. Niimoodi need asjad on. Kui me räägime aga sellisest jälgimisühiskonnast ja süvariigi vohamisest meie riigis, siis me peame kodanikena olema äärmiselt valvel, sest see on tegelikult filosoofiline teema, mille üle peab arutama. Ma vaatan, et ma olen siin arutanud peaaegu tunni juba ja ma ilmselt seda uut filosoofia peatükki siin enam ei ava. Aga see on teema, millele ma mõtlesin ka tegelikult seda kommentaari ette valmistades käsitleda. Paari sõnaga võib-olla mainin seda, et kui me räägime jälgimisühiskonna, siis me räägime tegelikult riigi mudelist. Me räägime, milline on üldse riigi õigus oma kodanike üle. Me räägime riigi ja kodanike suhtest. Ja kui riik tuleb ja tegeleb sellise asjaga, nagu siin on kogu selle kommentaari jooksul räägitud, nuhib kodanike järgi, kuulab nende telefonikõnesid pealt, siis on tegu põhimõtteliselt totalitaarse kommunistliku, just nimelt kommunistliku riigiga. Sellepärast, et kui riik käitub niimoodi, siis ta näitab seda, et põhimõtteliselt kogu kodaniku sfäär on riigi omanduses. Riigi omanduses on tema eraomand seadustega ja maksupoliitikaga. Riigi omanduses on tema mõtteväli, sellepärast et koolitatakse kodanikke 12-aastase kohustusliku õppeprogrammi raames ja vorbitakse neist nii-öelda ühiskonnale sobivaid inimesi. See, milliseid mõtteid, ideid ja eetilisi veendumusi
seal on, sellest ma rääkisin eelmine kord, kui me rääkisime sellest nii-öelda homoviisaastaku plaanist, et riik plaanib kujundada meie laste eetilisi tõekspidamisi. Nii, see on riigi omand. Ja nüüd tuleme privaatsfääri. See ei saa ka olla enam teie omand selles kommunistlikus, totalitaristlikus riigis, vaid see on ka riigi omand. See ka võetakse teilt ära. Teid hakatakse jälgima ja see on põhimõtte küsimus. See ei ole isegi mitte niivõrd, selles ei ole küsimus, et kas ma saan siit kaela mingisuguse, ma ei tea, kriminaalsüüdistuse. Et ma nõustun Keresega, kui ta siin kommentaari alguses selles videos ütles, et muidugi kaotada on palju, et sulle tuleb kriminaalkahtlustus ja protsess kaela. Loomulikult see on jama, eks ju, aga tegu on veel sügavamas printsiibis. Tegu on printsiibis sellele, et riik tungib sellele alale, omistab selle ja võtab selle enda haldusesse sinu privaatsfääri. Selles sfääris, kus sa võiksid olla ilma riikliku sekkumiseta, niigi totalitaristliku riigi tingimustes, sinna tuleb ka riik ja võtab selle üle. Ja see on selline full spektrum dominants, täisspektri dominants kodaniku üle, tema mõtete, tema privaatsfääri, tema omanduse, tema moraalsete veendumuste ja kõige üle, mida kodanik tegelikult on, ultimatiivselt ka tema elu üle. Ja see on see temaatika, millega me peame silmitsi seisma. Et põhiseaduses ei kehtestata inimese vabadusi ja õigusi lihtsalt niisama. Need on just nimelt inimese kaitseks riigi vastu. Sinna, kuhu riik tuleb ja oma karvaste kämmaldega hakkab midagi tegema, seal on kohustus tegelikult vabadust armastavatel kodanikel need karvased kämblad ära peksta ja eemale tõugata. See on keskne küsimus tegelikult, milline on see riik, kes siin on. Ja loomulikult, kui ma räägin riigist, siis ma ei räägi mingisugusest abstraktsest, ma ei tea, tehisintellekti poolt või tulnukate poolt juhitud sellisest mingisugusest monstrumist, leviaatanist, kes toimib justkui nagu robotlikult omaenda seaduste järgi. Ei, me räägime konkreetsest inimestest, me räägime nendest, kes on selle riigi struktuuride sees ja kes arvavad, et nemad ongi riik. Riik, see olen mina, nagu Päikesekuningas olevat öelnud. Et nemad ongi see riik. Nemad on selle struktuuri üle võtnud nagu vähkkasvaja ja põhimõtteliselt teostavad seda riigi reaalvõimu kodanike üle sellisel viisil, et kodanikud saavad seda ka tundma. Nii et esimene asi, mida sellises laiemas filosoofilises plaanis teha, on mõelda selgeks inimese vabaduse, põhiseaduslike kohustuste ja vabaduste ja riigi suhe. Riik peab olema võimalikult väike. Riik peab oma nii-öelda igasugused nii maksupoliitika, nii hariduspoliitika kui ka igasuguste muude poliitikate raames võimalikult taha plaanile minema. Ja ühiskond peab olema võimalikult inimese ja kodaniku keskne, kus riik tuleb appi üksnes siis, kui kodanikud oma asjadega hakkama ei saa. Kui on vaja kodanikel mingisugust abi, aga mitte siis, kui põhimõtteliselt soovitakse. Seda, et Eesti väikesest pisikesest vabariigist saab jälitusühiskond, politseiriik ja totalitaristlik, kommunistlik riik, kus õigusriik ei ole enam isegi mitte ideaaliks. Seda ilmselt 90. aastate algusel paljud poleks ette kujutanud, aga tegelikult see on koht, kuhu me praegu oleme välja jõudnud. Ja ma toonitan seda, et kui me tahame seda riiki tagasi võtta, siis seisab meil ees põhimõtteliselt vabadusvõitlus selle riigi väljaspoolt üle võtnud organisatsioonide vastu.
Sest süvariik ei ole mitte midagi muud kui rahvusvahelise süvariigi Eesti allorganisatsioon, mis siin teostab võimu meie enda, meie kodanike üle. Ja me ei saa seal lasta niimoodi jätkuda, meil on vaja taastada tsiviilkontroll ja meil on taastada vaja oma enda vabadused. Aitäh selle mõtiskluse kuulamise eest, loomulikult tänan kõiki, kes on seda kommentaari ja objektiivi toetanud. Toonitan ikka jällegi, et kui te soovite seda teha, siis saate seda teha siin kommentaari all olevas tekstis, kas objektiivis või siis YouTube'is või ka mõnedes muudes kanalites, kus ma seda kommentaari levitan. Seal on olemas minu rekvisiidid, kui soovite mind toetada selles, siis suur tänu. Tänan toetuse eest objektiivile, tänan kõiki inimesi, kes kuulavad ja kaasa mõtlevad ja suur tänu teile. Ilusat kevad algust!